Tervist, hea kanali jälgija. Täna räägime sellisel üsna minu jaoks natuke huvitaval ja väga praktilisel teemal nagu energia ja sükene asi nagu energiasõltumatus. Elektrienergia sõltumatus just. Ja peale sellist viimast tormi, mis siin nüüd ütleme paar nädalat tagasi oli, ei ole isegi veel päris 2 nädalat, oli jälle Eestis tuhandeid majapidamisi ilma vooluta ja nii edasi ja noh, kulus väga erinevaid nii-öelda aegasid, kuidas nüüd ütleme see voolu taastamine toimus ja mõni sai voolu nagu üsna kiiresti tagasi, mõni pidi istuma jälle mitu päeva ilma vooluta ja nii edasi. Et need on sellised üsna arvestatavad ebamugavused tegelikult kaasajal. Et me oleme ikkagi elektrist väga suures sõltuvuses, nii et alates meie pisikestest kõikvõimalikest sükestest seadmetest, mida me tarvitame, on need siis nutiseadmed, olmetehnika, paljud jaoks võib-olla saabub maailma lõpp juba mitte ainult sellega, et nutiseadet või arvutit ei saa kasutada, vaid näiteks ütleme espressomasinat ei saa kasutada, et näiteks elekter on meie elu üsna nagu mugavaks muutnud ja me oleme üsna sõltuvad sellest, et olgem ausad, aga tõenäoliselt ei ole Eestis tänase seisuga veel 100 aastatki möödas sellest hetkes, kus väga paljudes majapidamistes ei olnud elektrivoolu. Kui täna on 2025 aasta, siis 100 aastat tagasi, 1925, ikkagi väga paljud veel nii-öelda maaelamised olid ilma elektrivooluta ja sama oli ka tegelikult muus arenenud maailmas, et elektrienergia tarbimine oli ikkagi valdavalt linnade ja muude sükeste suuremate asulate privileegi paljudes üksikutes maamajapidamistesse siis nii-öelda vool jõudis alles kuskil 20. sajandi vast keskpaiga või isegi peale keskpaika, ja kusjuures on siiamaani erandeid tänagi meil Eestis, et ma tean päris mitut majapidamist, kus liitumine on lihtsalt nagu niivõrd kõrge hinnaga ja et pigem nii-öelda tasub alternatiive otsida. Õnneks tänapäeval nagu see alternatiivide leidmine ei ole enam võimatu ja teine asi, mis on ka see, mis on tore mõnes mõttes, et see alternatiivide rakendamine muutub paraku, heas mõttes paraku iga päevaga taskukohasemaks inimesele. Nii et alati ei peagi nii-öelda olema elektri saamiseks liitunud, et mööda Eestimaad ringi liigume, siis me võime päris palju näha inimeste õuede peal päiksepaneeli. Ma ei räägi nüüd nendest nii-öelda suurtest sellistest nii-öelda väljadest, mis on päiksepaneelidega kaetud, vaid pigem sellest, et inimesel on maaelamine ja tal on siis seal mingid paneelid püsti, tal on oma mingi tuulegeneraator sellise 5-6 meetrise nii-öelda posti otsas ja on loodud ka oma nii-öelda salvestamistingimus. Just see salvestamistingimus ongi üks olulisemaid tegureid. Et siin peale seda viimast tormi mulle nagu tuli riburada pidi küsimusi, et mis on siis sellised nii-öelda reaalsemad ja taskukohasemad kuidas öelda, alternatiivid selleks puhuks, kas me võtame selle Eesti lihtsa olukorra, et oli järjekordne torm meil siin Eestis ja nii-öelda kuskil on liin maas ja see võidakse teha korda mõne tunniga, aga võib minna ka mitu päeva
ja ka mitu nädalat. Noh, minu enda kodune kõige pikem elektrikatkestus tegelikult oli mõni aasta tagasi, mis kestis suisa 5 nädalat. Jah, täpselt 5 nädalat võttis aega, enne kui meie saime nii-öelda koduvoolu tagasi. Et selliseid asju juhtub. Noh, selliseid mõnepäevaseid katkestusi on olnud, ma isegi ei tea, kui palju. Noh, neid ikka on. Ja noh, ütleme, kui sul ikkagi külmkapp on head ja paremat täis ja just nimelt midagi sellist, mis eeldabki, et see seisaks külmas. Noh, piimatooted, liha, võib-olla kuskil on, ma ei tea, 10 kilode kaupa marju külmutatud ja nii edasi. Et siis on tegelikult ju reaalne probleem, et kui see nüüd kõik sulama hakkab, me ei jõua nagu seda kõiki isegi naabertalude rahvaga ära tarbida, et noh, probleem on üsna reaalne. Et ütleme niimoodi, et ilma telekat vaatamata ja internetis ringi kolamata me tegelikult peaksime hakkama saama mõnda aega. Noh, inimene on eksisteerinud päris 1000 aastaid ja kõik need asjad, mida me oleme harjunud tarbima, on tegelikult kogu inimkonna ajalugu vaadates tekkinud alles nii-öelda viimaste minutite jooksul, suht pilti vaadates. Nii et kui vaja, siis me saaksime ilma elektrit hakkama, aga noh, välja kujunenud nii-öelda elukvaliteet tänases ühiskonnas, kui me nüüd see üks kvaliteet sealt ära lõigata, see elekter, siis me tunneme ennast äärmiselt ebamugavalt ja abitult ja nii edasi. Aga lähme siis asja juurde, et täna ma siis pajatan veidikene sellest, et kuidas mina olen valmistunud elektrikatkestusteks nii lühema, pikemaajaliselt ja kuidas nii-öelda vajadusel ka taganud tegelikult selle, et kui tekib mingit laadi kriisisituatsioon, kus pole üldse nagu õrna aimugi, kuna võiks voolu tagasi saada. Ja siin on mul nüüd laotud välja terve posu igasugust varustust ja eks ma pean nüüd hakkama seda varustust teile veidikene lahti mõtestama ja selgitama, mis mille jaoks hea on ja kuidas moodi. Et minul endal puudub tänaseks nii-öelda selline statsionaarne päikesepaneelide park. Pean tunnistama, et jah, olen mõelnud selle peale, olen tõsiselt mõelnud selle peale, et võib-olla võiksid mõned paneelid olla, aga kindlasti ütleme, mul on seal omad kiiksud, et kui ma need paneelid kuskil üles paneksin, siis ma tahaksin, et nad oleks nii-öelda keeratava aluse peal, et ma saan vastavalt päikse liikumisele seda paneeli keerata ja muuta paneeli nurka, et võimalikult efektiivselt sõna otseses mõttes päikse tõusust kuni päikse loojanguni siis saada kätte nii-öelda seda päikse energiat. Et ma ei näe isiklikult mõtet selleks, et ma võib-olla niisuguseid suuri paneele mitu meetrit paneksin omale üles, noh, ütleme, ma ei tea, 6 tükki, 8 tükki, võib-olla 10 isegi ja nad lihtsalt püsivad seal liikumatult ja ma nii-öelda kvantiteediga tagan siis endale nii-öelda sellise, noh, minu jaoks vajaliku elektrikoguse. Pigem ma võib-olla paneksin üles ainult 1 või 2 sükest paneeli, aga nad oleksid nii-öelda reguleeritavate aluste peal, et siis saan pöörata ja saan paneeli nurka muuta, et see võtab nii-öelda minu maa peal mul oluliselt vähem ruumi ja paneelide efektiivsus oleks sel juhul oluliselt nii-öelda suurem. Et lõpptulemusena ma ei oska nüüd nagu ausat ja täpset vastust anda, et kui palju nüüd ütleme see suhe võiks olla, et kui mul on näiteks 2 sihukest reguleeritaval alusel olevat päiksepaneeli versus see, et mul on nüüd terve rida neid või mitu rida isegi, mida ei saa reguleerida. Et ma jah, ei tea nüüd, ütleme, aga ma ise tegelen praegu oletamisega, aga ma arvan küll, et võib-olla paar sellist reguleeritavat paneeli
võiksid olla vähemalt sama efektiivsed kui terve posu nii-öelda statsionaarselt paigas olevaid paneele. Aga eks see on ka paljuski praegu ikkagi oletus ja siit minu öeldust ei maksa nagu teha selliseid liiga fundamentaalseid järeldusi paika panevaid. Samuti olen mõelnud ka sellise alternatiivse tuulegeneraatori peale, mis samuti võiks olla ütleme sellise 5-6 meetri kõrguse posti otsas ja mis nii-öelda tagab siis tuulise ilmaga tegelikult, kuna tuul on meil ikkagi aastaringi, et tagaks nii-öelda mingisuguse vähe stabiilsema ja ka öösel nii-öelda vajadusel voolu kättesaadavuse. Et kuna minu kodu on siis selline vanakooli kodu selles mõttes, et mul on õue peal salvkaev, kuhu siis läheb nii-öelda sisse voolik, voolik tuleb siis tuppa, on ühendatud pumba külge, mis mul esikus on, ja selleks, et see pump töötaks, selleks, et ma saaks nõusid pesta, vesi jõuaks boilerisse, saaks kempsus vett tõmmata, vesi jõuaks nii-öelda poti kogumiskasti, vahel ikka juhtub ka, et käid ise ka duši all mõned korrad aastas, on ju, et siis on ka ju hea, kui vesi voolaks ikkagi niisama duši all seista ilma voolava veeta, tundub kuidagi nagu totravõitu, on ju. Et selleks on mul vaja tagada see, et voolukatkestuse puhul nii-öelda salvkaevust mul ikkagi vesi tuppa jõuab. Ja mul on olemas ka alternatiivne lahendus veel, pump, mis ma eraldi voolikuga lasen kaevu. Mul oli siin kunagi üks talv ka situatsioon, kus nii-öelda toru, mis tõi kaevust vee tuppa, lihtsalt külmus läbi, et siis sai nii-öelda otse salvkaevust pumbaga kanistritesse vesi tõmmatud ja niimoodi umbes 2 nädalat toimetatud. Nii et peab olema kõigeks valmis. Et siis, kui mul oli see 5-nädalane elektrikatkestus, siis ma võin tagantjärgi öelda, et sellega oli mul, kuidas öelda, mugavam hakkama saada, kui selle olukorraga, kus mul nii-öelda 2 nädalat oli siis veetoru külmunud, mis mul tuppa vee tõi, et oluliselt tüütum oli nii-öelda tegeleda selle kaevust vee välja pumpamisega. Aga hakkama saab, on ju, elada tahad ja ega me keegi ei taha oma harjumuste arvelt liiga palju kompromisse teha. Selleks nüüd, et mul kodu toimiks voolukatkestuse puhul, on mul siis hangitud omale terve rida akujaamasid. Ja kokku minul siis siin laua peal nüüd võimekust salvestada 8 kilovatt-tundi elektrit, mis on tegelikult, kuidas nüüd öelda, mitte liiga palju, aga ka mitte liiga vähe. Et üsna sihukene parasjagu tegelikult. Et selle voolukogusega ikkagi nagu mõned päevad saab päris kenasti hakkama, nii et ei pea mingite suurte mugavuste pealt nii-öelda kompromisse tegema. Kui nüüd on mul kodus siin olnud selline pikem voolukatkestus, siis mismoodi ma nüüd selle asja olen üles ehitanud, kuna minu abikaasa Sindja teeb ka kodukontori tööd, siis on oluline see, et tema saaks istuda arvutis, tal on mitu monitori, et töötaks ruuter ja kõik peaks toimima. Selle jaoks siis, et see kõik toimiks, töötaks, on üks akujaam nii-öelda tema käsutada. Et tavaliselt on see sihukene 1 kilovatt-tunnine akujaam ja kui nüüd kõik see tehnika, mis tal nii-öelda töö tegemiseks vaja on, ja ta teeb täispikka tööpäeva, siis ütleme päris kilovatt-tundi ta oma nii-öelda tööga seotud vajaduste jaoks ära ei kasuta, aga ikkagi, kui tööpäev saab läbi, siis ei jää muud üle, et järgmiseks tööpäevaks peab olema uuesti seesama akujaam ikkagi täis laetud ja kõik toimima. Eraldi mul on alati elektrikatkestuse puhul üks akujaam kaevupumba jaoks.
Tavaliselt kaevupumba taha ühendama ka akujaama, mis on 1 kilovatt-tundi ja selline akujaam ikkagi oleneb siis, kui palju me seda vett tarbime ja nii edasi, see võib tõesti kõikuda siia-sinna, aga põhimõtteliselt ikka ühe ööpäeva kindlasti saab hakkama. Aga kui optimeerida oma käitumisharjumusi ja nii edasi, siis targalt toimetada, siis saab ka kuskil ikkagi 1,5 ööpäeva 1 kilovatt-tunniga nii-öelda seda vett kaevust kätte. Suur võimas külmkapp, millest siis pool on sügavkülm ja pool on siis tavaline külmik. Et sellega on ka siukene asi, et temaga on nüüd täpselt niimoodi, et sinna läheb mul 2 kilovatt-tunnine akujaam taha ja kuskil 36-38 tundi umbes ta saab sellega hakkama. Aga seal on mul siis nüüd ütleme ka selline lahendus, kuna külmkapp on mõnes mõttes kriitilisemaid asju, et toiduained ikkagi säiliksid, siis on mul nii-öelda varuplaan dubleeritud. Et üks asi on see, et mul on 2 kilovatt-tunnist akujaama, millele siis ühele on veel üks nii-öelda 2 kilovatt-tunnine lisaaku, ehk siis kokku 4 kilovatt-tundi. 4 kilovatt-tundi minu selle külmkapile põhimõtteliselt tagab selle, et kõik ilma tõrgeteta, häireteta töötaks 3 päeva, 3 ööpäeva. Et teine lahendus, mida ma siis ka olen kasutanud külmiku puhul, on see, et ma panen ühe 2 kilovatt-tunnise akujaama külmikule järgi ja sellega ta siis saab see umbes 1,5 päeva ilusti kenasti hakkama, aga mul on see konkreetne akujaam, tegemist on siis EcoFlow Delta seeria kõige suurema nii-öelda akujaamaga, siin ta mul on, pärast ma näitan teile veidike lähemalt, on ühendatud nii-öelda EcoFlow Smart generaatoriga. Smart generaator on mul siis õues ja ma saan neid omavahel läbi kaabli siis panna niimoodi suhtlema, et kui mul akujaam on maht langenud 20%-ni, siis akujaam annab generaatorile käsu hakata tööle. Ja generaator selleks, et 2 kilovatt-tunnine akujaam 20% pealt laadida 100%-ni, peab töötama umbes täpselt 1:20 minutit. Ehk siis ma tahan nüüd jõuda ühe olulise asjana, et väga paljud inimesed on siin probleeme ennetavalt soetanud omale generaatorid. Et juhul, kui nüüd on jälle mingist laadi suurem voolukatkestus pikemaks ajaks ja nii edasi, et siis on kodus vool olemas. Aga võtame nüüd hästi praktilise vaatenurga korraks siukse asjale, et mul on voolu vaja selleks, et külmik töötaks, mis iganes seadmed veel kodus ja mis iganes arvuti, mõtleme, vahet ei ole, mis seade see on. Külmik on kindlasti üks põhiline. Et kui mul nüüd generaator kogu aeg ukse taga tiksub kuskil õues, üks asi on see müra. Hea küll, ma saan ehitada generaatoril ümber sellise suhteliselt mürakindla kasti, et ma saan suurema osa sellest mürast ikkagi ära summutatud ja väga tore. Ja lõppude lõpuks inimene elab üle selle müra vajadusel mitu päeva, mitu tundi, mitu nädalatki, kui vaja, harjubki ära ja enam ei oskaks seda märgata. Aga kujutab nüüd oma peas ette, et generaator töötab. Meil on vaja generaatori jaoks siis kütust, bensiini või diislit, mida iganes, oleneb, kui kalli generaatori me oleme omale soetanud. Enamus meist ikkagi soetavad pigem selliseid generaatori, mille hinnaklass võib-olla jääb sinna 400-600 eurot vahemikku ja töötavad bensiini pealt. Ja kui nad nüüd, ütleme, meie külmkapisel püüavad elus hoida ja me tahame veel seal mõnda seadet laadida, näiteks on siis valgusti telefon, mis iganes läpakas ja nii edasi, siis tegelikult see kütuse tarbimine igas tunnis pigem jääb rohkem kui 2 liitri peale.
Teeme nüüd lihtsa sökse arvutuse peast. 10 tundi generaatori tööd on üks siis vähemalt, võib-olla rohkem, 20-liitrine bensiinikanister. Ööpäevas on meil 24 tundi. Et tegelikult ju mis on, et selleks tagada 2-3 päevagi oma kodu laitmatu funktsioneerimine keneka pealt, meil on meeletutes kogustes vaja seda nii-öelda kütust varuda omale. Ja teine asi, mis on see, et kui meil on nüüd generaator ühendatud külmkapiga ja see kenekas seal kuskil väljas tiksub, siis kõik need jogurdid, piimad, hakklihad, vorstid, asjad, kõik, mis meil seal külmkapis on, mõelge, milliseks, kui kõrgeks muutub nende hind. Tegelikult lõikate omale viiruvorsti ja hammustate sisuliselt nagu Swarovski kristalle. See hind on ebaratsionaalselt kõrge, et jah, hea on, kui on talv, et ma saan asjad võib-olla panna kuskil õue, on külma kätte või ma leian oma elamises mingi sükse jahedama nurga, kus ütleme, piim veel ära ei jäetu, aga soe ka ei ole, müredaks ei lähe, on ju. Aga alati see niimoodi ei ole, et külmal ajal voolukatkestusena ei ole, et jah, et teinekord on ka soojal ilmal ka ajal. Ja külmkap peabki töötama. Seega minu silmis ainukene mõistlik lahendus näiteks külmkapi töös hoidmiseks ongi see, et me ühendame ta akujaamaga ja akujaama me laeme omakordes generaatori pealt. Ehk siis, mis ma nüüd öelda tahan, on see, et selleks, et minu külmkapp näiteks töötaks 36 tundi, kulub kenekaga bensiini põhimõtteliselt, ma pakun välja, kui ma nüüd õieti peast mäletan, kusagil siukene alla 2 liitri napilt. Ehk siis 36 tundi umbes, ütleme 2 liitrit bensiinikulu, ei ole sedagi tegelikult, ei ole vähem on, et vast ikka 1,5 on reaalne. Versus siis 1 tund, 36 tundi versus 1 tund. Ehk siis minu külmkapis selle piimaliitri hind, lihakilo hind ei lähe liiga kõrgeks. Erinevalt nüüd selle inimese külmkapist, mis on otse generaatoriga ühendatud. Ehk siis, kui minul on kodus ka kas või mitmenädalane elektrikatkestus, keneka paak on põhimõtteliselt 4,5 liitrit bensiini läheb siia sisse ja kui ta niimoodi iga 36 tunni tagant kulutab ära, võtame väikse ülearvestusega, prassime natukene, 2 liitrit, siis 3 päeva külmkapi töös hoidmise kulu on mitte rohkem kui kuskil 4 liitrit bensiini. Nädalas on meil 7 päeva, 6 päevaga on siis 8 liitrit bensiini, nädal 1 päev veel juurde, kirjutame, ütleme, et tõenäoliselt, reaalsus on see, et nädala ajaga ma ei suuda reaalselt võttes üle kuskil 8-9 liitri seda bensiini siin generaatoris läbi põletada selleks, et külmkappi töös hoida. Et tavaliselt ma ikkagi kasutan ära ka olukorda, kus kui kenekas töötab, et ma siis sealt kõrvalt nii-öelda laen midagi veel, mida võiks laadida, kasutada maksimaalselt seda ära. Aga hakata nüüd niimoodi mõtlema, et alla ju 1 kanistri, kanistrid on reeglina 20 liitrise kanistriga põhimõtteliselt ma saaksin kuskil tugevalt öeldes 2,5 nädalat ilusti hakkama. Aga see, kellel on külmkapp ühendatud nii-öelda otsegeneraatoriga, ei pruugi saada 1 ööpäevagi hakkama. Meeletu vahe tegelikult, et sel juhul seda nii-öelda vaadates igal juhul on ainukene mõistlik lahendus külmiku töös hoidmiseks siis omandada endale, hankida akujaam, mida te saate laadida generaatori pealt.
te ei pea hakkama omale kodu looma meeletuid kütusevarusid. Et iga kanister ka ju tegelikult maksab. Ja mõelge palun läbi, kas teil on kodus nii-öelda sellist nurgakest, kuhu te võite, seda bensiini niimoodi 100-200 liitrit laostada. Ei pruugi igas majapidamisega sellist kohta olla ja nüüd mõelge, mis näiteks üks tühi kanistergi maksab, on ju poest võtta kuskilt uus või tanklast osta, et üsna kulukas projekt, et tegelikult isegi majanduslikus mõttes on üsna ratsionaalne pigem omale soetada üks korralik suuremahuline akujaam ja panustada selle peale ja piisabki, kui teil on koduses majapidamises üks või kaks 20-liitrist kanistrit. Minu generaator on veel hübriidgeneraator. Mis see siis tähendab? Üks asi tal on see 4,5 liitrise mahuga bensiinipaak, aga teine asi on see, ta töötab sellise majapidamisgaasi pealt, kellel on gaasigrillid ja nii edasi või kasutavad mingi gaasikiirgureid, et siis teavad, millega tegemist, et need on nagu tanklates saada, esimest korda ostate, maksate suurem hinna, sest maksate ka taara eest, kui selle baloon saab tühjaks, lähete tanklasse, maksate juba rohkem kui poole vähem, annate nii-öelda tühja taara asemele, saate uue asemele. Pean tunnistama ausalt, et ma ei ole teinud liiga täpset nii-öelda kuluarvestust, kui palju on gaasiga nüüd ütleme soodsam generaatorit töös hoida kui bensiiniga, aga väike vahe seal oli olemas. Ja mis on nagu hea, on ka see, et kui peaks tekkima mis iganes situatsioon, et generaator peab järjest kauem töötama, tunde ja tunde, siis ega selle 4,5 liitrise bensiinipaagiga, oleneb, kui palju seda tarbimist taga on, näiteks kui kas või siin minu generaator annab välja 1800 vatti, et ega ausalt öeldes kuskil ma pakun välja, vähemalt 2 tundi töötab kindlasti, aga ma ei usu, et just nagu sellise tarbimise juures ta töötaks seal võib-olla eriti palju kauem kui 4 tundi, et pigem jah, kuskil 3-4 vahel. Aga kui mul on gaas ka, pluss paak, kui gaas hakkab otsa saama, läheb generaator üle bensiini tarbimise peale ja niimoodi see kõik kokku võib mul praktiliselt terve päeva tiksuda. Et selles mõttes hübriidgeneraator, mina eelistan pigem hübriidgeneraatorid, jah, loomulikult nad on kallimad, aga ka funktsionaalsus maksab, on väärtus omaette, et selles mõttes nagu jälle nii-öelda mõttekoht teile. Ja ega nüüd ütleme, gaas ja bensiin ja diisel pole siis ainukesed kütteallikad, et kõike seda nii-öelda vajadusel turgutada neid oma akujaamasid, ma ikkagi valdavalt püüan kätte saada vajaliku voolu koguda nii-öelda päikesepaneelidega. Ja siin on mul täna ka nagu toodud välja näitamiseks mitu erinevat päikesepaneeli. Et minu käest on näiteks küsitud ka niimoodi, et okei, et ma nüüd ostan omale päikesepaneeli mingisuguse, et kas ma nüüd vajaduse korral siis saan külmkapi otse päikesepaneeliga ühendada või ma ei tea, sõna otseses mõttes selle nii-öelda veepumba. Tegelikult ei saa. Et vaata, siin ongi nüüd see asi, et päikesepaneeli ja näiteks külmkapi vahel või veepumba vahel peab olema inverter, mis muudab nii-öelda seadme jaoks hästi lihtsalt lapselikult rääkides selle voolu nagu söödavaks, aga sellest ka üksi ei piisa. Vaadake, mingi moment, ütleme näiteks niimoodi, et minul on siin praegu 200 vattist päiksepaneeli sellist portatiivset, ma saan panna jada laadimisse, nii-öelda teoreetiliselt paberi peal, ehk siis mul on võimalus 400 vatti päikseenergiat kinni püüda. Reaalsus on see, et ilusa sükse tugeva päiksepaiste silmaga ma ka seda 400 vatti kätte ei saa. Ma võin saada seal mingisugune 360-70, aga pigem on selline asi, et ma saan seal kuskil natukene alla 300 kogu aeg kätte, aga sükene ka 300 mu kopikatega üsna tihti võimalik, aga need on pigem hetked, et inverter nüüd peaks nii-öelda selle kõik seadme jaoks söödavaks muutma,
Aga kui tekib meil nüüd see situatsioon, et ikka tulebki suur tume pilv päikese ette ja paneelid ei saa korraga kätte rohkem kui võib-olla 20 vatti, siis paraku see inverter ka ei muuda seda nii-öelda energiat külmkapi või kaevupumba jaoks söödavaks, sest ei tule peale piisavalt. Et siin ongi nüüd vaja sellepärast just akujaama. Et akujaamadel on nüüd sees juba päiksepaneeli kontroller pluss inverter. Me võtame päiksepaneeli, ühendame akujaamaga, kogume akujaama sisse ja nüüd akujaamas siis nii-öelda, kui me hakkame seda voolu viima akujaamas seadmeni, muutubki see seadme jaoks nii-öelda nagu söödavaks. Aga siin on ka, mida tulebki jälgida, see nüüd läheb liiga võib-olla nii-öelda paljude jaoks nagu keeruliseks ja raskesti mõistetavaks, ega ma ise ka võib-olla ei oska seda kõige parem edasi anda, aga mis on ka oluline, on see nii-öelda siinusvool, et kui ma nüüd võtan, mul on siin nüüd laua peal 5 akujaama, siis tegelikult nendest ainult 2 suudavad reaalselt mul külmkapi töös hoida, kuigi neil on nii-öelda see seinapistiku koht olemas kõigil. Aga ongi see, et need, mis mul siin on näiteks nüüd 1 kilovatt-tundi, nendelt ei tule piisavalt seda siinusvoolu. Et jah, ma saan ta panna nüüd, ütleme, mis mul siin on nii-öelda reisikülmik, ma saan kaevupumba panna siia taha külge ja veel mingeid seadmeid, olmetehnikat, võib-olla seal mingisugust ja kõik võimalik akusid loomulikult laadida, tööriistade akusid, seadmete ja nii edasi. Aga jah, et kui ma ta külmkapile taha panen, siis ma näen küll nagu, et külmkapp töötab, aga katsed näitasid seda, et tegelikult nii-öelda vaikselt ikkagi see külmkapp hakkas nagu soenema. Et siin ongi oluline, et oleks ka piisavalt seda nii-öelda siinusvoolu. Ja selleks, et seda oleks, on nendest akujaamadest siis siin põhimõtteliselt on mul 4 akujaama ikkagi, ennem ütlesin 5, üks on lisaaku, mis ma pärast näitan, et nendest ainult 2 annavad siis piisavalt seda siinusvoolu, et minu külmkapp nii-öelda häirimatult 100% nii, nagu ta peaks, töötaks. Et akujaamal ja akujaamal on ka tegelikult selles mõttes nagu ka vahe sees, et nii mõnigi akujaam tegelikkuses sobibki võib-olla ainult selleks, et sa saad näiteks oma mingid valgusteid laadida, mingid tööriista akusid vajadusel laadida, aga sealgi võib juba tekkida, et mitte igat ühte ei pruugi saada, saad oma telefonid, tahvlid laetud ja nii edasi, aga seal ka kõik otsa saab, et rohkemaks ta ei olegi mõeldud. Ja siis on nagu teised akujaamad, mis vajadusel ongi, näiteks nagu see siin, või siis siin tulbas nii-öelda 2 seda alumist, ongi sellised, millega vajadusel siis kõik, mis meil koduses majapidamises töötama peaks, saabki töös hoida. Ilma tõrgeteta. Mida mul ei ole veel, võib-olla kunagi saan, ma tahaks ka nüüd ütleme sellist akujaama, mis vajadusel on ka juba nii võimekas, et näiteks kui mul tuleb siin mõni tuttav külla, sõber, keegi sugulane, kellel on elektriauto ja ta vajab nii-öelda turgutamist, siis ma võtangi akujaama küljest voolu ja suunan selle tema nii-öelda liikumisvahendisse. Et täna veel sellega, mis mul siin laua peal on, nii-öelda ma elektriautot turgutada ei saa kahjuks. Vot. Nii, et kahjuks see nii lihtne ei ole, et ma võtan lihtsalt ühe päiksepaneeli ja vaatan siis, et kas mul õnnestub külmkapp elus hoida. Jah, see kahjuks ei ole võimalik. Ja selliste nii-öelda kaasaskantavate portatiivsete päiksepaneelidega tuleb ka teada ühte asja, et näiteks need, mis mul siin 2 sükest, üks on lahti võetud, pärast ma näitan lähemalt, teine on koos, et ka selle paneeli pealt näiteks ei ole võimalik otse oma telefoni laadida või mis iganes seadmesse nii-öelda voolu viia.
tal puudub päiksepaneeli kontroller nii-öelda, tal ei ole seda sees, et ta saab kõik voolu kätte, ta transpordib selle, ta on loodud tegelikult akujaama täitmiseks ja mitte midagi muud. Et selleks, kui mul on nüüd, ütleme, toon väikse näite, siin on selline väiksem 45-vatine päiksepaneel, siis siin on küll olemas pisikene selline kontroller ja vot siia ma saan küll vajadusel panna nüüd oma telefoni külge, tuua juhtmega voolu nii-öelda telefoni akusse, tahvlisse, mis iganes. Ma olen isegi selle sama 45-vatise paneeliga laadinud oma seda külmikut, mis mul siin on, sellest pärast korra räägime veidike lähemalt ka, et see külmik on oma enda akuga, ta on ka sõltumatu, on laetav nii-öelda otse päiksepaneeli pealt, autosigareti süütajast, seinast ja ja loomulikult akujaama pealt siis. Aga jah, et kui nüüd omale hakatagi neid päiksepaneele vaatama, siis tulekski enda jaoks täpsemalt nagu üks asi selgeks teha. Et kas mul on vaja sellist päiksepaneeli, millega ma näiteks, ütleme, vajadusel saangi ära laadida, oletame oma pealambi, taskulambi, mis iganes laterna ja telefoni, või mul on ikkagi vaja sellist päiksepaneeli, millega ma saan laadida juba sükest suuremat energiasalvestajat. Ja loomulikult ma saan võtta ka selle 45-vatise päiksepaneeli ja hakata laadima nii-öelda seda 1 või 2 kilovatt-tunnist akujaama, aga lihtsalt ta võtab niivõrd vähe, püüab niivõrd vähe kinni seda päikseenergiat, et isegi ideaaltingimustes selle 45-vatise päiksepaneeliga ma heal juhul võin saada terve päeva jooksul kätte pool 1 kilovatt-tunnise akujaama mahutavusest. Et tegelikult ei ole seda väga palju. Et selles mõttes nagu pigem jah, enda jaoks tuleks selgeks ära teha, mida mul on vaja laadida. Kas mul on nüüd vaja tagada see, et mul mingi laetav valgusti oleks laetud ja telefon oleks laetud, mingi akupank pisikene oleks laetud, või mul on vaja tagada see, et ma suudan nii palju päikest kinni püüda, et minu külmkapp töötaks, kaevupump töötaks ja nii edasi on. Et enda jaoks tuleks nagu kõik see asi nii-öelda juba lahti mõtestada, see küsimus seada ja siis selle küsimuse pealt hakata seda asja lahti mõtestama. Et täna on minul endal siis jah, siin praegu on väljas ka 2 200-vattist päiksepaneeli, mida ma vajadusel saan siis panna jada laadimisse. Minul on endal valitud Monteki päiksepaneelid, nad on sellised sõna otseses mõttes off-road päiksepaneelid, et minu lapsed, 2 väikest armas poissi on nende peal tatsanud, koer on tatsanud ja nii edasi. Nad on mul korduvalt, näiteks eile õhtulgi mitu korda sadas vihma, ma laadisin ühte akujaamadest ja ma ei hakanud vihma-aastad ära peitma. Mul oli kõik, akujaam oli vihma käes, paneelid olid vihma käes, kõik töötas, jah, ma sain palju vähem seda voolu kätte, ma käisin aega kontrollimas, ta tuli kuskil sisse sükene 2-30 vati vahel. Aga kui ta mitu tundi niimoodi seisab, siis ikkagi üht-teist saab kätte ja tegelikult on ju hästi, nii et parem ikka kui ei midagi. Et siis kui vihm meile lakkas, siis tuli jälle üle 200 vati niimoodi 2 paneeli pealt kokku sisse. Et lõpuks sain ma ikkagi oma 1 kilovatt-tunni kätte. Minu rekord, mis mul on õnnestunud saada 2 200-vatise päiksepaneeliga 1 päeva jooksul on 3 kilovatt-tundi. Ja see ei ole üldse paha, sest kui mõelda, kui väike ta on, ta ei ole üldse eriti raske. Siin on ta 4 nii-öelda kokku volditud. See on täitsa mõistlik lahendus ausalt öeldes. Et
Minul on ka see distsipliin jah, et ma ikkagi iga sihukese 1,5 tunni tagant, kui ma oma koduõue peal nagu akujaamasid laen, iga 1,5 tunni tagant käin siis ja muudan nüüd, ütleme, nagu liigun päiksega kaasa, keeran seda päiksepaneeli, et maksimaalselt efektiivselt kätte saada. Üle 2 tunni mitte kunagi ei lase ühes asendis selle päiksepaneeli olla, aga niisugune 1,5 tundi tavaliselt püüan nagu meeles pidada, mille tagant käin ja muudan. Ja siis, kui õhtul päike loojub, siis ma muudan ka seda päiksepaneeli, ajan teda rohkem püstisemaks. Kui nüüd on selline lauspilvesilm, kas saab laadida? Jaa, Monteki paneelidega ei ole probleem, saab. Sa saad kätte vähe, aga sa saad. Ja laus üks halli pilvesilmaga mina panen siis need päiksepaneelid lihtsalt näiteks nii-öelda maa peale täiesti selili maha. Üldse ei pane mitte mingi nurga alla ja nad nii-öelda otse ülevalt kukuvad valgust, nagu püüaksid. Jah, see number ei ole väga suur. See võib olla seal alates, siis oleneb, kui tume see taevas on, tavaliselt alla 20 vatti ei ole kunagi, mis mul õnnestub kätte saada, aga ütleme ka kuni 60 on isegi pilvesilmaga õnnestub kätte saada. Ja kui ta niimoodi mul päev otsa seal väljas vedeleb, siis tegelikult jah, ütleme niimoodi, et sellisest 1 kilovati sest akujaamast ma võin saada 1/3 kindlasti täis, aga tõenäoliselt isegi 1/2 saan täis. Nii et pole ka üldse mitte kõige kehvem tulemus. Nii et midagi ikka tuleb. Nii et selleks, et nagu kodus elektrikatkestuse ajal ikkagi mul kõik töötaks, toimiks, ma püüan valdavalt kogu vajaliku energia kätte saada siis ikkagi nii-öelda päikese käest. Ja siiamaani nagu, mis ma siin, ütleme, need olukorrad on olnud ja mis ma ise katsetuse olen teinud, siis ma olen selle tulemusega rahul. Et võib-olla, mängime selle mõttega, võiks olla 1 200-vatine paneel veel. See lihtsalt tähendaks seda, et ma saan kiiremini kätte ja eriti, kui on näiteks nüüd, ütleme, selline pilvesilm, päikest otseselt ei ole, siis kui ma laotaks nüüd, ütleme, 600 vatti nii-öelda võimekusega paneelid laiali, siis juba selle nii-öelda suure pindalaga midagi püüavad kinni ikka, kas või põhimõtteliselt oma potentsiaalsest võimekusest 10%, aga see kogus on ikkagi kokku korjatuna nii-öelda akujaama sisse. Aitab päeva päästa, aitab mul ikkagi külmkappi võib-olla päevakese töös hoida. Nii et veepumba kindlasti ühe päevakese. Nii et jah. Siis mul on siin igasuguse muid huvitavad asju laua peal ja nüüd lisaks akujaamadele ja päiksepaneelidele ja generaatorile, et mina olen enda jaoks nagu öelda, sükest multifunktsionaalsust nagu erinevate asjade puhul pidanud oluliseks. Et kui ma võtangi näiteks, mul on siin laua peal üks sükene valgusti, väga hea võimas sööka prosektor, siit annab kuni 800 meetrit valgusvihu, ärge praegu luumeneid küsige, ilmselt on siin peale kirjutatud ka, ei ole kahjuks. Tema akumaht on lihtsalt 18 000 milliamper tundi, mis on siis päris hea tegelikult. Ja 1800 luumenit. Nii et sükene üsna korralik. Ja lisaks sellele, et ta annab sellise korraliku nii-öelda valgusvihu ühel suunal, on teda võimalik kasutada ka laternana. Ja mis iganes panete kuhugi, ma ei tea, olete autoga tee ääres, panete kuskil autost, ma ei tea, 50 meetrit, 20 meetrit, ma ei tea, kui palju peab panema, ei mäleta enam, vilkuma, ma ei tea, vahetate ratast või mis iganes, et annate märku, et olete olemas. Aga ta ei ole lihtsalt nagu hea valgusti, ta on tegelikult ka akupank. Et ma olen vaadanud nagu, et mul on, ma olen oma soetanud mitu sellist nii-öelda valgustit, mis vajaduse korral toimivadki akupangana.
et ei ole mul alati käepärast nüüd ütleme akujaama, võib-olla on öö, ei saa ju päikest püüda ja nii edasi, muidu võiks ju panna tõesti telefoni nii-öelda sellele väiksemale päiksepaneelile külge ja saaks nagu, aga öösel on see keeruline, kuuvalgus ei anna nagu midagi. Aga selline asi mul on reeglina auto peal alati või kus iganes nii-öelda käepärast ja ma saan siit pealt võtta voolu ja oma telefoni näiteks ära laadida või siis näiteks, kuna ma pigem pimedal ajal kasutan rohkem pealampi kui sellist suurt laternat ja mu pealamp hakkab nii-öelda tühjaks saama, siis ma saan nii-öelda selle energia arvelt, mis on siis sellisesse laternasse salvestatud, ikkagi oma pealambi ära turgutada. Nii, mis on veel põnev minu jaoks, et kasutan koduses majapidamises ja kui ma nüüd ütleme metsas käin, looduses viibin, mul on alati auto peal siis sükene elektrisaag ja hea väike kompaktne võimas teeb usinalt oma tööd, üks suurepärane saag, ma ütleks, parim, mis mul on olnud. See on tema aku. Aga nüüd on üks tore asi. Siia juurde käib inverter selle samale akule. Mis siis teeb võimalikuks selle, et vajadusel, pean korra vist ikkagi lähemale tulema näitama, nii, vajadusel on mul siin seinapistik ja USB-A ja USB-C nii-öelda saan siit voolu kätte. Nii, praegu mul on natukene sükene pooltäis aku ja hädapärast ma saan seda samat inverterit kasutada ka alternatiivse valgustina. Nii et jälle taaskord see on asi, mis mul on kogu aeg auto peal, mida ma kasutan koduses majapidamises ja jälle üks nii-öelda, väga mugav ja mõnus ja üdini praktiline lahendus, et eriti kui ma siin mööda Eestimaad ringi sõidan ja käin nii-öelda looduses telkimas ja matkamas veidikene, et tahad telefoni laadida, ma mingit pealampi laadida, saadki nii-öelda seda saeakut ära kasutada selle jaoks. Et selles suhtes nagu väga praktiline sükene alternatiivlahendus. Ja kui kõik on laetud, siis jõudu saagima. Et selline hästi praktiline asi, et siin tulekski nagu, kuidas öelda, varustust omale hankides ma soovitan hakata nagu mõtlema laiemalt, et täpselt, et kui mul on latern, siis see latern võiks olla ka akujaam. Kui ma ostan oma elektrisae, siis ma võiksin selle sae aku saada kasutada ka akupangana. Et ma saan nii-öelda erinevaid asju, erinevates olukordades, erinevate asjade jaoks nii-öelda oma seadmeid kasutada. Nii, milles ma nüüd pole siin veel väga põhjalikult nagu rääkinud, mul on siia toodud täna välja ka tegelikult selline nii-öelda nimetame teda matka või reisi külmikuks, et lähed nagu loodusesse puhkama või et siis nagu on autokülmik või midagi sükest. Et minu oma on veidikene eriline, et ma pean nüüd võtma korraks telefoni, millega ma filmistan tiibi pealt ära, et seda asja natuke lähemalt näidata. Ja mis siis temas teistmoodi on? Põhiline, miks ma just nüüd ütleme ise sellist tahtsin, praegu ta mul siin töötab, juhet tal taga ei ole, 0 kraadi on tal sees, jah, huvitav, nii madalaks on läinud, ma programmeerisin ta mingi 3 või 4 kraadi peale, et mulle meeldib tema arust see, et siin taga on tal aku. Ja nüüd võt sellise temperatuuri juures, nagu mul ta praegu on nagu programmeeritud, siis ta põhimõtteliselt peaks paberite järgi kuskil 40 tundi töötama. Reaalsus on peaaegu sama,
ma võin öelda. Ja ütleme, et kui sa nüüd programmeerita näiteks kuskil sinna 5-6 kraadi peale stabiilselt hoidma, siis ongi üsna reaalne, et see 40 tundi ta peab vastu. Mina panen vedige madalama, ütleme nii, et pigem niisugune tugevalt 1,5 tööpäeva, aga see on juba päris hea. Ja siin on mul igasugust manti praegu sees, et siin on nüüd vahesein sellel külmikul, ma saan selle panna siia, teha selle 2 sektoriks ja siis ma saan muuta nii-öelda selle külmiku, et üks pool on sügavkülm ja teine on tavaline. Hetkel, kui mul on see kõik üks nii-öelda salong siin, siis ta toimib kas tavalise külmikuna minu poolt määratud temperatuuriga või siis nii, kui ma ise olen nüüd teda kasutanud viimased aasta otsa, pigem ma talvel hoian seal külmutatuid marju ehk ma muudan kogu selle salongi nii-öelda üheks sügavkülmaks, hoiab seal kuskil -26 kraadi sees. Ja kui mul siin kodus olid ka niisugused pikemad elektrikatkestused, siis just seda akuga külmikut ma hakkasin siis eriti hindama, sest et ma nii-öelda vaatasin oma suure külmiku sisu hästi kriitilise pilguga üle ja tarbisin võimalikult kiiresti mingid asjad ära ja selleks, et energiat kokku hoida, ma hakkasingi seda samad külmikut kasutama. Et kõik, mis mul vaja oli pere jaoks, oligi siis koondatud hoopis sellesse väiksesse külmikusse ja sellega ma tegelikult märgatavalt hoidsin kokku nii-öelda elektrienergiat. Suure pere puhul muidugi jah, läheb keeruliseks, aga nagu meie pere on 2 täiskasvanut, 2 last, siis täitsa piisas. Nii et jälle üks koht, et kui nüüd teatavale kriisivalmidusele kui sellisele mõelda, et siis ma soovitan tõesti hankida omale nii-öelda selline alternatiivne külmik, mis vajadusel täidab ka sügavkülma funktsiooni, tavaline külmik ja kindlasti olekski akuga. Ja selle külmiku puhul ongi see hea asi, et ma saan panna päiksepaneeli talle külge, nagu ma enne mainisin, ma saan teda laadida akujaama pealt, seinast võtta ja autosõidu ajal näiteks, miks mitte auto enda sigaretisüütajast. Aga jah, et käite suvel puhkamas, kus iganes loomulikult on ka hea ta kaasa võtta, mõnus söökene toit säilib ja nii edasi. Saate jääd teha, minu külmikul on veel eraldi jäämasin. Et see on lihtsalt söökene, tõstab mugavust, aga kui jah, rääkida ainult nagu kas või kriisi kontekstis, et on voolukatkestus, siis tõesti te saate nii-öelda energia säästmiseks päris palju ikkagi oma seda nii-öelda toidukraami säilitada just hoopis sellises kompaktses külmikus. Et loomulikult tüüpiline kodune külmik on suurem ja nii edasi ja rohkem mahub ja nii edasi, aga tema nii-öelda energia tarbimine on ka suurem. Et kui meil on nii-öelda energia salvestamise ja kättesaamise võimalused piiratud, siis tegelikult jah, tasuks nii-öelda kaaluda ikkagi ja sellist nii-öelda säästlikumat lahendust. Nii, kuna ma juba siin hakkasingi neid seadmeid näitama, eks siis ma võtan uuesti oma telefoni statiivi pealt ära ja käime siin korra kogu selle kola läbi. Et hakkame siit poolt siis pihta, et see on siis siin hübriidgeneraator, mis siis vajadusel töötab gaasi pealt. Siit käib bensiin sisse ja siin nüüd külje peal on siis gaasivooliku jaoks ava. Ja spetsiaalse nii-öelda sellise targa juhtmega on võimalik siis need 2 seadet omavahel ka ühendada. Nii, akujaam on ilusti täis. Lülitame välja
ja kui need on omavahel ühendatud, siis saab neid ka täpselt niimoodi, kuidas seda programmeerida, et minul on 20% praegu nagu programmeeritud, kui aku maht on langenud alla, et siis ta käseb nii-öelda kenekal tööle hakata ja tund 20, kordan uuesti üle, võtab aega, et 2 kilovatt-tunnine akujaam uuesti täis saaks. Nii, võtan siit selle päiksepaneeli korraks eest ära. Siin on mul siis nüüd nagu Monteki akujaamad. See kõige alumine on akujaam, mis on siis 2 kilovatt-tundi. Siin on tema lisaaku, praegu mul on nad ühendatud, kokku siis 4 kilovatt-tundi. Ja need 2 on siis Monteki esimese põlvkonna 1 kilovatt-tunnise mahuga akujaamad. Mis siis nendest nüüd ütleme kätte saab? Nii, siin on siis, saab seinast laadida, see on ventilaator, täna võime praegu kinni panna, aga siin on siis nii-öelda 2 seinapistikut. Kahjuks on mul nad nüüd jah, selles mõttes siin laua peal natukene halvasti pandud, aga ühesõnaga siipult küljest ma saan siit ehk ülevalt nende vanadel näidata. Ei saa lahti Eesti seda luuki. Et siin on nii-öelda veel võimalus sigaretisüütaja otsaga, siis USB-C, igasuguse muud nii-öelda alternatiivid. Aga nendel uuematel, mis siin allpool on, mille luukidele ma praegu siin kahjuks ligi pääse, on kõiki neid väljundeid siin topelt rohkem välja arvatud siis seda sigaretisüütaja mulku, seda on ainult 1. Nii et ja nüüd ütleme tõesti, need seadmed siin kannatavad vajadusel isegi korraga 2000 vatti välja anda. Nii et see on juba sükene päris arvestatav voolukogus. Nii, siin on mul siis nüüd see 45 vatine päiksepaneel, millega on siis see hea asi jah, et kui vaja, ma võin panna ta otse küll külmikule taha, turgutab teda, hoiab nii-öelda, aga jah, ütleme, et kui külmik töötab, siis ta tegelikult liiga palju teda täis ei suuda laadida, et ütleme, et ma panen selle väikse paneeli küll külmikule taha, aga ma suudan päevaga võib-olla sinna külmikule lisaks sellele, mis tal näiteks seal on, võib-olla 2-30% nii-öelda voolu juurde ainult saada, aga noh, ta vähemalt pidurdab nii-öelda nagu tühjenemist. Nüüd on siin see Monteki päiksepaneel ja seesama paneel on mul siis siin ka nüüd lahti võetud. Taga on tal siis, ma ei hakka sinna taha ronima, on siis 4 tugijalga, sellised, ja ma saan nii-öelda muuta paneeli, kui ta püsti on pandud, nurka päikese suhtes nende jalgade abil. Et saaks võimalikult efektiivselt seda päikesevalgust kätte. Nii et siis sihukene lamp, mis toimib ka akupangana ja minu nii-öelda elektrimootor akusae, siis aku juurde käib inverter, millega ma saan ka vajadusel saeaku muuta sisuliselt suureks akupangaks. Nii et selline varustus. Et ei piisa meil ainult sellest, kui meil on lihtsalt üks päiksepaneel, näiteks midagi sellist, see on väga hea, näiteks kui te lähete mingit laadi motomatkale, rattamatkale, veematkale, mitmepäevasele, jalgsematkale ta on liiga suur, noh, võiks veidike väiksem ja kergem olla, kompaktsem, aga jah, selleks ratta- või veematkal, motomatkal, see on juba asja ajaks ära. Et ainult sellisest jah, päiksepaneelist selleks ei piisa, et ühes maakodus kaevupump töötaks ja külmkapp ka töötaks, et on vaja ikkagi jah, nii-öelda päiksepaneeli ja külmkapi vahele siis mingit energiasalvestit,
mis nii-öelda muudab selle voolu seadme jaoks siis söödavaks. Noh, tuli taas kord jälle selline lühikene tunniajane video. Loodan, et oli midagi ehk kasu, abi, ehk aitab teil nii-öelda kaasa mõelda selle koha pealt ja loomulikult kommentaarium on siis sinu torus avatud ja kirjutage oma küsimusi sinna ja ka oma nii-öelda mõtteid või kuidas teie olete siis kodus nii-öelda kujundanud oma nii-öelda hakkama saamise strateegia, kui peaks olema pikemat laadi voolukatkestus. Tänan, et viitsisid ära kuulata ja kindlasti nii-öelda subscribe'ige mu kanalit ja kui enne ei näe, ei kuule, siis raudselt järgmine kord.